Sumin on ja päris suur. No tere kallikesed. Kuna me ei ole väga ammu teie küsimustele vastanud, siis oli aeg vastata. Seekordsed küsimused on siis seotud muusikavideoga Rasvaimu, millel on muideks 8 päevaga juba 19 000 vaatamist, mis on Eesti kohta täitsa normaalne tegelikult. Nii, esimese küsijan ei kannata, see on siis tema on küsija. Küsib, tahaks juba uut videot. Okei. Järgmine inimene on Striigipirch 676. Simo Porvol tahaks teid tellida oma sünnipäevale, mis olevat siis 7. mail. No huvitav küll, et ma ei tea, et väga tore muidugi, las ta kirjutab mulle siis Facearisse, et siis saaks isegi nii varajased tellimused juba. Lex Flex kirjutab Freak Show. Okei. Nii, mingisugune Kabi kirjutab Päkki ja Nokki. Okei. Keitin Lepik kirjutab väga cool. Illegaalsed paroodiad. Aina paremaks läheb. No ega me üritamegi niimoodi vaikselt ikkagi areneda, vahest on ka väiksed mõõnad. Kunagi ei tea, mis rahvale peale läheb, see, mis minule peale läheb. See on hoopis see, aga jah. Anabolism kirjutab kohutav. No sel inimesel ei ole lihtsalt maitset, et noh, sellised inimesed on väga palju, aga selle üle ma naeran. Toika 32. Kui see on Eesti tulevik, siis on Eesti hakanud ülesmäkke minema. Väga meeldiv. Doktorantuuri ei ole, aga ma oskan 2 mudelit lennata. Üks on puhek, see on. Teine on aeroobus. It's not a pain, Face kirjutab. Very nice comb, too Erajärvi, Brasiil. Ja, big fan, nii et see oli vist kuskilt välismaalt lausa. Siin on meil täna pisut nagu melu, et te peate sellega arvestama, et vahetevahel võib-olla võib midagi kaduma minna, mingi sõna. Not worth mentioning kirjutab, hästi pandud, pole ainult Frankensteini generatsioonile. Vastuoluline vastukaju kinnitab ainult, et tegid midagi õieti. La vida loca. Puts tahab närvi mind. Sander Toop, ei jõua ära oodata, millal Sario TV selle video ette kannab. Üks inimene siis, mina kirjutan, et vähem digitaalset dementsust, siis üks inimene kirjutab, et ÜRO kirjutab, mis sul selle paksu poisiga asja on. Kas oled temast armunud või? Nii, Ninja Hotel 3.11 on puhas meem ju. See oli siis see koht, kus see pea sealt alla kukkus sealt selles videos. See oli jah päris huvitav. Total Bottle 2.00, kes see kutt on tuttav nägu, aga nimi meilt ei tule. Ja, vaadake järgi. Tema oli tegelikult aeroobika videost pärit, ma arvan, et jah. B kirjutab, maitsev lugu, jätka samas vaimus. Get a Life, Pede tõmba minema YouTube'ist. Vot see Get a Life on nüüd mingisugune problemaatiline isik, kelle kohta ma ütlesin, et keda on nahh. Tegelikult ta veel mölises siin tükk aega, tal ei olegi seda õiget kontot ja aga jah, aga see selleks. Sellised inimesi on ka meil vaja, sellepärast muidu oleks kõik väga-väga ilus seekord olnud ja no mis sellised inimesi ei tasugi kuulata ju, ta tahab ka omale, ta oli halb tuju, istus väga palju kodus ja seal ta istubki. Tegelikult ma vastasin talle sellepärast, et kui ta ütles mulle tõmba arvutus minema, et seda kasutab vist tema ema tema suunas, sellepärast, et temal on vaja arveid maksta ja neil on ainult üks arvuti, et ta istubki arvuti taga. Okei, see selleks. Epic Bowman, järjekordne bänger. Tänud. No Füno, nice, aga kus tehtud? Vot see on nüüd väga huvitav küsimus, kus tehtud. 3 kohas on tehtud. Tartu, Valga ja ka Kreeka. Maris Kurm, lahe. Tänud. Rästik, jätka. Laurit Siie, tubli lugu. Lähme kohvile ja saaksid minuga üle vaadata. Virksest, milleks teha muud muusikat, kui meil on see? Hillar, kus on see musta puhvis peaga noormees? Kes on? Tähendab, tema on Valgast. Sander oli lihtsalt õigel ajal õiges kohas.
X-Ray, Hotef, Eestit sakib pohhu see. Kirjutab väga norm laul. No ma ei tea, kas ta nüüd norm on, aga vähemalt huvitav jääb isegi. Jah. Delivers, vana hea Marko. Tõesti, ma olen tagasi, ei ole ma kuskile kadunud. Toomas Greenfield ongi see, kes kogu aeg igale poole jõuab, igale poole kirjutab. Ma ei tea, kas ta on päris normaalne inimene, aga tema ütleski kogu aeg, et hakka nüüd üle hulga aja küsimustele vastama. Et miks seda teinud ei ole? Toomas kirjutab. Grete Marii, Tõnu Kidra, Annika Annu, Kukemäe Madis, Isto ja Sarju sobiksid Marko Tasase muusikavideosse. Sander Tammeorg kirjutab väga vinge. Alex kirjutab imeline. Huvitav. Marten Aas kirjutab norm, ÜRO kirjutab kepikas, Aatom, M, 4T, Twitch highlights, kus sind tellida saab? No palun kirjutage Facebooki. Minu konto on seal, kus on hästi palju pilte. Seal on ka muideks fake kontosid. ÜRO kirjutab kepikas, tänud. Me Gusta Jee, tohterda mind ka Markokene. Lauaviin, hea nagu alati. Märtin, Pekispets, Marko. Jah. Siin on nüüd kirjutatud see Keta Life hakkas siin väga igistama. Siis Eesti sakib pohhui see kirjutab tema kohta ta kaugem asi pederastias pealegi soovi ise sellist tümmi kokku segada. Kosti kirjutas tema kohta, mida sa tont rebid, mine tee trenni paksuke. Marks naudib oma elu ja teeb, mis tahab. Mida sa siin inised oma ema läppariga siin? Marks tore video jätka samas vaimus. Ehk kunagi klubis näeme. Okei, aga nüüd on mul on tulnud ka mõningad kirjad, mille ma kirjutasin nagu ikka vana ja kombe kohaselt paberi peale, et no näed siis. Tont. Mida te arvate Eesti YouTuberitest? Siin on toodud millegipärast need kõige hullemad, millegipärast siin suurs järjekorras. Isto, Sarjo, Papa Rex ja siis on Ensu Kusta ja siis on Luik Nümf. No Isto aeg oli eelmine aasta veel, ta siin tegutses, tema vaadatavus oli 30 000, nüüd on ta vaadatavus langenud, 3000, 5000 ainult vaadatakse tema videoid. Ei tea, inimene on väga rahutu, ühesõnaga tal ei aitanud isegi Kaitsevägi, aga see selleks ei meeldi see inimene, ei meeldi. Kahjuks me peame siin kuulma ka ropendusi, mis sobib just nende YouTuberitega kokku, keda ma siin mainin. Sarjo kohta ma oskan siis öelda ainult seda, et loom lasti puurist lahti. Kodu oli siis tema puur ja see Kaitsevägi oli siis, kus ta sai ennast siis välja elada ja peale Kaitseväge on see loom täitsa peaaegu juba rahulikuks läinud, et väga enam ei tõmblegi. Aga no muidugi jah, tema on üks Eesti suurimaid digitaalse dementsuse maaletoojaid siin Eestis. Et kes arvad siis, et 12-13 aastase lapsed ütlevad tema kohta jumal, et ta siis ongi YouTube'i jumal. Aga jah, las ta siis arvab. Et ühesõnaga ei meeldi, aga kui tal on fänne, siis las vahivad. Papa Rex, vot see on nüüd, Papa Rex on üks kummaline härra, et ma avastasin tema siis, kui Sari hakkas minu aeroobika videot maha tegema. See on selline paksem 40-ndates ülekaaluline härra, kes siis otsustas minust teha päris jubeda võika sellise vastulause. Ma vaatasin, et huvitav, kes see selline on? Lihtsalt härra mõtles, et ta siis hakkab see natuke plõksima. Ja siis ta üritas omale saada tähelepanu ja ta vist arvas, et seoses sellega, kui ta seal minust seal plõksib, et ta on siis Sarjo number 2 vist, kuna ta on ju Sarjo pooldaja, eks ole. Siis ma otsustasin vastu kirjutada midagi ja siis ta nägi seda. Ja siis ta kustutas maha selle loo. Ja siis oligi niimoodi, et siis ta ütles, et Strippa Markost meie enam ei hakka kirjutama, see inimene ei sobi minu kanalisse, aga siis kuu aja pärast tuli mingisugune kirjakene mulle, et
kus ta siis tahtis minuga koostööd teha, mingisugust juttu arutada. Mina seda ei, me ikkagi ei soovi. Sellepärast, et mul oli jäänud sellest inimesest väga halb maik külge. See oli täitsa matslik inimene, ma ei tea, keegi rääkis, et no, ma nagu küsin informatsiooni, et ta oli 90-ndate natukene seadustega pauksis, kes siis nüüd üritab siis oma ennast näidata heas valguses ja tegelikult ma ütlesin siis ei, aga siiamaani ta siis üritab mind seal erinevates kommentaariumites ikka Arnold Oksmaa kaheks pidada ja no tegelikult Oksmaa on ju väga tore meelelahutaja meil ja tegelikult temal on Oksmaaga natuke ühist ka, mõlemad ju läksid sabajalga vahel Eestist Soome ja ükskord ma vaatasin, et seda Papareksi, kes on muidu hästi selline vanas ajas kinni. Mida ta tegi? Võttis ennast pool paljaks laikide nimel ja tema karva hakati maha võtma, väksima teda, nagu öeldakse. Ja seda kilkamist oli siis nii palju, et vaat seal oli seda kilkamist rohkem kui Oksmaal, et jah. Et see inimene on selline, et ma arvan, et ta on mingisugune bipolaarne, et mõnikord ta räägib päris normaalset juttu seal isegi ja mõnikord ta kukub täiega ämbrisse. City Flash tegi ühe video, kus siis üks noormees kõndis seal mingisuguse keti otsas selle neiuga koos ja siis ma vaatasin, nagu ma naersin seda, et kuidas ta seda õiendas, et kus riigis me elame ja no ja tema ei elagi siin, mis tema, et jah, sellise hästi vana aja mõtlemisega inimene. Nii, Hensu Kusta kohta, no mis ma oskan öelda, ma olen teda natuke vaadanud, ta on hästi päikseline inimene selline ja et huumoriga, tal on väga hea huumorimeel, kus juures ta on ka väga edev. Miks mitte? Las ta teeb. Luik on küllaltki šarmikas tegelikult, et midagi temas on. Ta on isegi minu mõningaid videod seal jaganud millegi pärast, aga okei, et jah. Et Nümf on ka olemas mingisugune. Ma vaatasin, et nümf on tegelikult vaese mehe luik, et jah, kellel nagu luige jaoks raha ei ole, seda vaatab nümfi. Et järgmine küsimus, miks teie videos on palju poisse? Vot see ongi sellepärast, et sa küsiksid seda. See tekitab just küsimusi, põnevusi. Et jah, tegelikult tüdrukud on meil ka, aga tüdrukud ei ole tänapäeval nii enam edevad. Tüdrukud me kasutame pärast, kui on afterpartid. Meil on nad ikka olemas. Nii, kommentaaridest. Räägime kommentaaridest. Mul on viimasel ajal tegelikult päris head kommentaarid. Need, kes negatiivsed kommentaare veel kirjutavad, kui sa nende inimestega peale klikid, siis nad vaatavad, et ma vaatan, kas nad on siis alkohoolikud või on nad siis väga noored või on siis lihtsalt matsid või on need kõik kokku. Aga kõike peab olema artistil. Kui need kommentaari ei oleks, siis see ei oleks ju olemas. Et tavaliselt kommenteeritakse ikka neid ju, kes on sinust parem, huvitavam. Nii, siin on ka küsitud mingitest muusikutest siis. Marps, Villem, Trillem, Pluto. Marps, ma ei saa aru tema muusikast. Tema kui inimene võib-olla on isegi huvitav, aga ma kahjuks ei ole kursis selle muusikaga, mida ta väga teeb. Ma ei saanud aru sellest. Villem Trillem on isegi natukene soliidsem variant. Tal on vist Balenciaga tossut, ma sain teada, et kui need ehtsad on, ma loodan. Tema muusika on isegi kuulatav. Villem Trillem, Nina Prill, meil oli kodus krokodill. Krokodill tegi palju nalja, ajas lapsed toast välja, võiks öelda. Pluto, vaata, Pluto fenomenist ma ei saa aru. Noored tüdrukud teda fännavad. Minule ta isiklikult ei meeldi. Ta ei anna nagu minu jaoks seda artisti staatust välja. Võib-olla on ka vara. Rauno Nuia küsis, kuidas tekivad ideed, mille kohta teete järgmise lauluvideo? Millal umbes oleks oodata uut? Ideed tulevad lambist. Et lihtsalt tulevad, et on väga hea tuju ja siis hakkan panema sõnu kirja. Kuskil tänava peal näiteks panen koti maha ja tulevad ja ka videofilmia ja annab vahetepeal päris häid ideid. Aga jah, üldiselt tuleb ikka minu peakesest. Et jah, järgmine video, ma ei teagi, kas äkki september, oktoober, ega neid väga palju ka ei ole mõtet teha. Nii, vaatame, mis siin veel on. Kuidas te suhtute meie
naispresidenti. See on siis mõeldud proua Kersti Kaljulaidi. Ausalt öelda minul ei ole, mina nagu kutsun teda presidentinna, sellepärast, et selline, ta on pisut tänapäeva naise kuju selline natuke mehelik, aga milleks teda nii palju nagu klatsida, temast panna erinevaid meeme. Ta on ju ikkagi meie maalt pärit, meie kaasmaalane tegelikult, et siin ma vaatasin, et ta käis jooksmas siin hiljuti ja siis oli pandud, et oi kui rõve nägu ja see oli nagu pilt oli jooksmise pealt võetud, et nii mehelik ja no kuulge. Ja need olid veel mehed, need klatsijad, et see oli nagu päris rõve oli kuulata, ma ei tea. Et minul isiklikult meeldib meie naispresident, hästi tugev inimene, ta on kohati, on ta natuke konarlik, aga pole hullu. Mis teil hetkel seljas on? Siis kui ma selle kirja sain, siis ma olin paljas. Aga hetkel on mul seljas Moschino särk, muideks tema hind oli 225, aga kuna keegi teda julgenud osta, no see natuke odavamalt. Jalas on mul Armani püksid, 326. Tossud on jalas, sellised Dolce Gabbana, need olid muidugi hästi kallid, 525. Ja mingid aluspüksid on mul ka. Ja ühesõnaga teie töö. Inimene küsib, kuidas te tööd teete. No tavaliselt ikka, et kui on nagu stripilaadne asi, kui ma olen kuskile, näiteks ma käisin nüüd Valgas tegemas, siis Valgas ma pean olema lisaks šarmikusele, humoorikusele ka kena, sellepärast, et ma olin seal ka strippar. Aga kui ma olen lihtsalt laivi annan kuskil kontsertil, siis ma pean olema lihtsalt, paneme hullu, et see ongi minu ülesanne. Ja kui sa sellega hakkama ei saa, siis sind enam ei küsita, aga no, tööd on mul keskmiselt 2 korda nädalas, mis on Eesti kohta tegelikult täitsa normaalne, muidugi alati võiks rohkem olla, aga ju minust siis midagi on, kui mind veel tellitakse. Ja teie ees oli Eesti NSV treeneriline kunstnik Marko Tasanen. Kõike head ja meie hakkame nüüd kooki sööma.